Tere, armas teeline! On hea meel alustada selle kvartali viimast mõtisklust ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud 2 pilti lõpuajast. Vanatestamendi lugudest leiame tulevaste sündmuste ülevaate jumalarahva ja maailmarahva jaoks. Nemad seisid kõik silmitsi samade lojaalsusotsustega, milledega meie silmitsi seisame. Lihtsalt nemad elasid teises ajas ja teises keskkonnas. Nende lugude õpetused paljastavad tänapäeva tõe. Suurema valguse puhul on pilt selgem ja täpsem mõistmaks, millises ajas me tegelikult elame. Täna uurin Jumala katset päästa Assüüria impeerium Joona loos ja pärastpoole ka Babyloni langemise detaile. Loen Joona raamatu 1. peatükist ja Joona vastas neile: mina olen heebrealane ja ma kardan Issandat, taeva Jumalat, kes on teinud mere ja kuiva maa. Mida me saame Joonast öelda? Üks vastumeelne, tõrges lõpuaja prohvet. Aga mis moel oli Joona lõpuaja prohvet? Kui Joona lõpuks jutlustama hakkas, oli Niineve perekondadel hävinguni jäänud vaid 40 päeva, vähem kui 1,5 kuud. Niineve süüteo karikas oli täis ja neid oli vaja hoiatada ja seda kohe. Sest Jumal armastas selle linna inimesi. Aeg oli pisut jäänud, kuid Joona lihtsalt raiskas väärtuslikku aega. Meil on tänapäeval Joona missioon ja sõnum tänapäevaks. Aega on napilt jäänud. Linnad peavad saama hoiatatud. Mida sina arvad arstist, kes ei ütle patsiendile, et ta peab oma eluasjad korda seadma, sest aega hakkab tema jaoks otsa saama? Jumal on meile usaldanud tõsise sõnumi, mida meil on kästud maailmale edastada. Joonast on, nagu ma ütlesin, öelda, et ta oli vastumeelne. Mida see tähendab? See tähendab, ta kõhkles pühenduda, ta oli aeglane pardale astuma, otsis vabandust ja vastuväidet. Sellest hetkest, kui Joona astus laevale, mis sõitis vastassuunas Niinevest eemale, ta liikus kõhkleva kategooriast mässumeelse kategooriasse. See on mässumeelsete leigete objektide liikumine, loomulik liikumine. Leiged pöörduvad külmade juurde. Vastumeelsed laudikialased muutuvad lõpuks mässulisteks, kui me ei ole harjunud tõelise kaastundega kadunute vastu. On meil raske pühenduda hoiatussõnumile, mida antakse, kui aega on vähe. Jumala armust ei taha me olla vastumeelsed prohvetid ja Jumala armust ei taha me olla mässumeelsed prohvetid. Minna Jumala evangeelse missiooni vastassuunas. Kuidas see üldse välja näeb? Jumala sõna ja tema lõpuaja sõnumitooja annavad selged juhised, öeldes: minge tööle, et viia evangeeliumi linnadesse, oma naabritele, oma perele, mitte otsima lohutust ja tutvust, vaid hoiatama maailma, öeldes: aeg on lühike, sest maa hävitatakse peagi. Kas me läheme hoopis vastupidist teed, lõbustades end hea filmi või popcorniga või telesaadete sarjaga? Me vaatame tunde puhkuse kohti uurides, telefonis või arvutis, kus on 30 lehte avatud, et saaksime võrrelda parimaid kohti, kuhu minna lõõgastuma ja lõbutsema. Aga kui asi puudutab naabrite külastamist ja nendega vaimulikest asjadest rääkimist, kas me investeerime selleks aega sama palju ja ka energiat? Aga kui see viitab tõesti meile? Võib-olla tuleks meid elustiili paadist, millel me reisime, üle parda visata, sest see viib meid ju vales suunas. On olemas 2 võimast paralleeli Joona ja lõpuaja sündmuse sõnumitoojate vahel.
Need käsitlevad 3 ingli sõnumit ja Babylonist välja tulekut. Vaadake neid paralleele. Need on väga hästi lahti seletatud. Tahaksin jagada veel 2 paralleeli Joona ja lõpuaja sõnumitoojate vahel. Lõpuaja paralleel number 1. Kui te pole varem kuulutamisega seotud olnud, kutsub Jumal teid nüüd sellega peale hakkama. Joona 3. peatükk ma loen. Ja Joonele tuli teist korda issanda sõna. Ta ütles, võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Ja lõpuaja paralleel number 2. Mine läbi linna, käi linn läbi. Joona 3. peatükis saab lugeda, siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Niinev oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima, käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Jumal soovib, et töölised siirduksid linnadesse ja hoiataksid linnade elanikke. Jälle, Jumala armust, ma ei taha olla vastumeelne või mässumeelne, kui Jumal ütleb, mine. Kuid siin on veel mõningad õppetunnid Joona loost. Joona 3. peatükk 1. salm ütleb, ja Joonale tuli teist korda issanda sõna. Ja esimene õppetund on, Jumal annab meile uue võimaluse. Esimesel korral Joona põrus täielikult. Jumal kutsus teda, Joona läks aga hoopis vastassuunas Tarsisesse. Ta keeldus olemast kuulekas, kuid Jumal ei loobunud Joonast. Jumal kutsus teda uuesti. Jumal ütles, võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlust, nagu mina sind käsin. Teine õppetund. Jumal annab sõnumi, mida kuulutada. See pole jäetud meile seda koostada ega otsustada, mida. Tegemist on Jumala sõnaga ja Jumala sõnumiga. Mõnikord me püüame esitada traditsioone, koguni muinasjutte, oma teooriaid, omi arvamusi. 1. Timootei 1. peatükis on öeldud, sind õhutasin ma jääma kauemaks Efesosesse, et sa mõningaid manitseksid, et nad ei õpetaks teisiti ega teeks tegemist tühjade juttudega ja lõpmatute suguvõsade üleslugemistega, mis tekitavad rohkem küsimusi kui Jumala majapidamisest arusaamist usus. Nõnda tee. Vahest me oleme mures, mida me peaksime rääkima. Mattuse 10. peatükist ma loen, aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, ütleb Jeesus. Kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tol tunnil see, mida rääkida. Sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. Seega, kuuluta Jumala antud sõna. 2. Timoteuse 4. peatükk ütleb, kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Ja Joona 3. peatükk ütleb, siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Niinev oli suur linn isegi Jumala ees, 3 päeva teekonda. 3. õppetund, ole kuulekas, kui Jumal sind kutsub. Joona oli seda, nagu Jumal oli teda käskinud. Kas ta kuuletus õiglase ja alistuva südamega? 1. Samueli 3. peatükk ütleb, ja Jehova tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel. Saamuel, Saamuel. Ja Saamuel vastas, räägi, sest sinu sulane kuuleb. Kui Jumal sind kutsub, siis kuula teda kõigepealt. Heebri 11. peatükk ütleb, usus oli Abraham kuulekas. Kuidas? Usus. Kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Hakka liikuma, kui Jumal sind kutsub. See ongi sõnum.
ja Joona 3. peatükist me loeme, ja Joona hakkas linna läbi käima, käis esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. 4. õppetund. Edasta hoiatussõnum. Tee teatavaks hoiatussõnum peatsest hävingust. Ilmutamise 18. peatükk ütleb, ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud on suur Baabilon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude aluseks ja kõigi rüvedate ja vihatet lindude pesapaigaks. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et te ei saaks tema, seega Baabiloni pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Edasta hoiatussõnum Baabilonist lahkumiseks. Markuse 1. peatükk ütleb, ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeks andmiseks. Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Räägi meeleparanduse vajalikkusest ja anna teada, et aega ei saa enam kauaks olema. Hesekieli raamatu 3. peatükis on kirjutatud hoiatus. Inimese poeg, ma olen sind pannud vahimeheks Iisraeli soole. Ja kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid minu poolt manitsema. Kui ma ütlen õelale, sa pead surema. Kuid sina ei manitse teda ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse teelt, et hoida teda elus, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma nõuan sinu käest. Räägi ja edasta sõnum, kui Jumal kutsub. Joona sõnumi edastamata jätmise tagajärjed olid rängad. Sama kehtib ka meie kohta. Kui me jätame sõnumi edastamata, mida Jumala on meile palunud jagada, võib see maksta kellegi päästmise. Joona 3. peatükk loen edasi. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. 5. õppetund. Muutus on võimalik. Hesekieli 36. peatükis ütleb issand, ja mina piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Jumal saab meile andestada ja meid katta. Jeesuse veri puhastab meid kõigist pattudest. Jumal saab muuta meie südamed, anda meile uue südame ja uue vaimu, heebrea keeles uue meelelaadi. Niineve oli Assüüria impeeriumi pealinn. Nemad seal kummardasid teisi jumalaid, tegelesid templi prostitutsiooniga, laste ohverdamisega, imikute tapmisega. Nad kohtlesid teisi julmalt, eemaldasid vangidelt nina ja kõrvad, et neid eluks ajaks sandistada. Ebamoraalsus valitses seal, ebajumala kummardamine, mõrvad, nad tegelesid kurjusega. Ometi teadsid nad, mis on õige ja mis vale, sest nad valisid meeleparanduse. Joona 3. peatükk jätkab, ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningale, tõusis ta oma aujärjelt ja võttis manti seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. 6. õppetund. Muutus võib alata tavainimestest. Sõna rahva meeleparandusest levis kuningani. Muutus algas alt üles, mitte ülevalt alla. Mõnikord algab see juhtidest, mõnikord lihtrahvast. Kui sina oled juhtumisi, siis näita eeskuju Jumala järgimises. 2. aja 12. peatükis saan lugeda, aga kui Rehabeami valitsus oli kindlustatud ja ta ise vägevaks saanud, siis ta hülgas Jehova käsuõpetuse ja ühes temaga kogu Iisrael.
kui sina oled tavainimene, siis ole eeskujuks Jumala järgimises. Efesuse raamatu 4. peatükis on üleskutse toimida väärikalt oma kutsumise kohaselt. Vaimuannid antakse Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ja Mattuse 28. peatükk kinnitab, et kõik on kutsutud minema välja rääkima, edastama sõnumit ja tegema jõngriteks. Kui sina oled noor, siis näita, milline koht on Jumalal inimese elus. Ja 1. Timoteuse 4. peatükk ütleb ju otse, ükski ärgu põlaku sinu noorust. Jätkan Joona 3. peatükki lugemast. Siis kuningas laskis Niineves kuulutada ja öelda, kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse, inimesed ja loomad, veised ja pudulojused, ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsast Jumala poole, igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on. Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast ja me ei hukku. 7. õppetund. Teenimisele eelneb isiklik meeleparandus. Kuningas soostus meeleparandusega kotiriides ja tuhas. Seejärel õhutas ta ka oma alamaid toimima samamoodi. Ja Joona 3. peatükk ütleb, kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda mitte. Sa paned tähele, on piiblis olemas tingimuslikud ja mittetingimuslikud ennustused. Tingimuslik on just see, millest praegu lugesin. Ennustus põhineb rahva reaktsioonil. Kui ja siis väited. Kui rahvas kahetseb, ei too Jumal kohtuotsust. Kui rahvas muutub kurjaks, ei saada Jumal head neile selle vastu. Kui sa kuuletud ja pead minu lepingut, ütleb Jumal, siis oled sa eriline rahvas, sa oled minu silmis haare. Kui Abraham ja sina kuulad minu häält ja pead minu käske, minu määrusi ja seadusi, siis ma teen su järeltulijaid paljuks, ütleb Jumal. Ma annan neile maa. Ma õnnistan sinu soo kaudu kogu maad. See on tõotus Messiast. Jeremia 18. peatükk ütleb, kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitakse. Aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha. Teinekord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse. Aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma temale lubasin teha. Sel juhul hävitaks Jumal Niineve, kui rahvas ei kahetseks. Kuid aga on piiblis olemas tingimusteta ennustused. Luba, et ma loetlen need. Kristuse esimene ja teine tulemine. Kõik need toimuvad olenemata inimlikust hoiakust. Veel 7 viimase nuhtluse väljavalamine. Ja ka veel lõpuaja tagakiusamine. Kõik toimub olenemata sellest, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Ja nüüd mul siin 8 õppetundi. Sellest, et meie Jumal on halastav ja armuline Jumal. 2. Peetruse 3. peatükis öeldakse, issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on meie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Niisiis 8 õppetundi Joona 3. peatükist. Esiteks, Jumal annab meile teise võimaluse. Jumal annab sõnumi. 3. käi kuulekuses, kui Jumal kutsub. Edasta hoiatussõnum. Muutus on võimalik. Muutus võib alata sinust, tavainimesest. Isiklik meeleparandus eelneb kindlasti teenimisele. Ja meie Jumal on halastav. Ja nüüd teine pilt Vanast Testamendist.
milleks on Belsassari pidu. Pärast seda, kui ühendvägi, kuhu kuulusid nii meedalased kui ka babüloonlased, oli Niineve linna alandanud, puhkes Babylon linnana õitsele niisuguses uhkuses, mida polnud seal nähtud pärast nende suure seaduseandja Hammurapi aega. Nebukadnetsari valitsemise all, kes ei pidanud nüüd muretsema assüürlaste haarangute pärast, sai Babylon kiiresti nii jõukaks ja mõjukaks, et ümberkaudsetel rahvastel polnud muud valikut, kui vastumeelselt tunnistada selle ülemvõimu. Babylon oli maailma kuninganna ning riigid, kes tahtsid edeneda, vandusid talle truudust. Vahemärkusena vaid nii palju, kui öelda oskame, suri Nebukadnetsar usklikuna, tunnistades, et Taanieli jumal oli tõepoolest kõikide rahvaste õiglane valitseja. Aga järgmisena paneb Taaniel kirja loo tema järeltulijast, asevalitsejast Belsassarist. Ja ma loen Taanieli 5. peatükist. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma 1000 suurnikule ja jõi viina selle 1000 ees. Viina mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast Jeruusalemmast, ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid viina ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Sel samal tunnil ilmusid inimkäesõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale küünlajala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niudeliigesed lõdisesid ja ta põlved peksid üksteise vastu. Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, kaldeatargad ja täheteadlased. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabli tarkadele, kes iganes seda kirja oskab lugeda ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse, temale pannakse kuldkee kaela ja ta saab 3. valitsejaks kuningriigis. Siis tulid kõik targad, aga neid ei osanud kirja lugeda ega selle seletust kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles, kuningas elagu igavesti, ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näojume. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isapäevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust ja kuningas Nebukadnetsar, sinu isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kalde ja tarkade ja täheteadlaste ülemaks. Kuningas sinu isa. Sellepärast on temas Tanielis, kellele ta kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistust ning taipu unenägude seletamiseks, mõistatuste lahendamiseks ja sõlmede harutamiseks. Kutsutagu nüüd Taaniel, küll tema annab tähenduse teada. Siis toodi Taaniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Taanielile, kas sina oled Taaniel, Juuda vangide seltsis, kellelt kuningas minu isa Juudast tõi? Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa nüüd suudad kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle pannakse kuldkee kaela ja sa saad 3. valitsejaks kuningriigis. Siis kostis Taaniel ja ütles kuninga ees, su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele.
aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Sina, kuningas, kõige kõrgem Jumal oli andnud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, mis ta temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis ja jättis ellu, keda tahtis. Ta ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli mets eeslite juures ja temal anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taevakastega, kuni ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Beltsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema kojariistad on toodud sinu ette ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda Jumalat, kelle käes on sinu hing ja kelle omad on kõik sinu teed, sa ei ole austanud. Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. Ja see on see kirjutatud kiri. Mene, mene, tekel, ufarsiin. Sõnade tähendus on niisugune. Mene. Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõppu. Tekel. Sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ufarsiin. Ja su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Siis Beltsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse, temale pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema 3. Sel samal ööl tapeti Beltsassar, Kaldea kuningas. Kõige kurvem osa sellest kirjapandust on ehk tõesti Danieli 5. peatükk, salm 22. Pärast seda, kui Daniel oli jutustanud kuningas Nebukadnetsari langusest ja taastumisest, ütleb ta, aga sina, tema poeg Beltsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. See tähendab, et kuigi Beltsassaril oli võimalik tõde tunda ning kuigi ta võis ehk ise olla pealt näinud, mis Nebukadnetsariga juhtus, langetas ta valiku neid sündmusi eirata ja liikuda samal kursil, mis tema eelkäijale nii palju häda põhjustas. Nagu Nebukadnetsar oli kuldset kuju tehes avalikult trotsinud seda, mida Danieli Jumal oli ette öelnud, nii talitas ka Beltsassar. Templist toodud riistade teotamisega rõhutas ta tõenäoliselt tõsiasja, et Babyloonia oli juudid alistanud ja nüüd olid nende käes juutide Jumala templi riistad. Teisisõnu, nad võimutsesid endiselt selle Jumala üle, kes oli kuulutanud ette nende hääbumise. See tegu oli tõepoolest täielik kangekaelsus, kuigi Beltsassaril oli olnud ülirikkalikult tõendeid, et paremini teada. Tema peas oli piisavalt teadmisi, et tõde tunda, aga südames oli probleem. Viimastel päevadel, kui maailmas puhkevad lõpuaja katsumused, antakse inimestele samuti võimalus tõest aru saada ja seda mõista. Nagu Beltsassarigi puhul määrab inimeste valiku nende südame hoiak. Aga sellega saab täna tegeleda. Peatse kohtumiseni.